Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Tere tulemast kuulama Verevendade podcasti saadet number 2. Kätte on jõudnud 20. juuli. Mina olen Andres Eelmaa. Mina olen Mihkel Märtson. Just nii, Verevendade podcast 2. Just vaatasime, et 6 kuud on esimesest saatest möödas, nii et Rohkem kui 6 kuud. Rohkem kui 6 kuud, jah. Nii et kallid fännid, kes te ootasite pikki silmi, siis ärge pahandage. Nüüd meil on lõpuks jälle free time, me saame teha. Ja lubadusi ma ei hakka jälle muidugi andma. Vot, siuksed lood. Et meil on huvitavaid teemasid. Täna selle 7 kuu jooksul on juhtunud ikka päris palju asju nii minu ja kui ka Andrese elus, et nüüd siin järgnevatel saadetel me hakkame neid lahti lahkama ja rääkima nendest ja muidugi ka üldist elust ja nii edasi. Ma loodan, et teile meeldib ja näeme kohe peale vahepeale. Kas selga leili peab, kas sööda vaid taimi või seeni seal on, kes küll teab, kuid meil on ikka hea. Taevas kaart ja huulil naer, kankuvad ja aerlas sõudad käevad koos, mis muu veel nõuda, armand nii suur. Rennime saare peal sauna ja siis keskele floora ja fauna. Me heidame turjale fauna, ning leiame lootsiku roost ja aida. Paanad paati ja kaome, kaaksid painavad maad, et endile haarata armastus saab. Mis juhtub, kui leek, mille süütas me kirg pole jääb ja jahtub lembeleil? Ei hakka sind häirima tüütamishirm, kui see rõõm on hoopis napi meil. Jälge paat ja saun ja saar, leidke kas või lihtne poolsa, leidke meil kas või põõsa, tundandi suur. Rendime saare peal sauna ja siis keskele floora ja fauna. Me heidame turjale fauna, ning leiame lootsiku roost ja aida. Paanad paati ja kaome, kauaksid painavad maad, et endile haarata armastus saab. No nii, vahepeal on nüüd kuulatud ja päris mõnus vibe oli, ütleks. Võttis kohe jala tantsima tegelikult, kui aus olla. Eks ole. Oleks võinud siit mikrofoni juurest ära lihtsalt minna. No nii, Mihkel. Praegu on juulikuu, suvi on käes, päike paistab, suht palavad päevad on ka. Eile vist oli 25 kraadi lausa. Ujumas oled käinud? No, kuule, praegu ei ole käinud. Eks siin ilmad on soeg küll olnud, aga meil ei ole tegelikult ruumi olnud kusagil minna. Me oleme Andresega siin tegelenud enda asjadega ja plaaninud suuremaid plaane nii-öelda
ära teha . jaa , aga tegelikult see ei ole veel see , millest me hetkel rääkima hakkame , sellest me räägime peale seda teemat , mida me just hetkel lahkama hakkame . ja hästi , ma ei tea , kas ta enam päevakajaline on , eks ta natukene ikka on . kindlasti on jaa , kindlasti . ülemaailmselt ikka . Hello , koroona . It's corona It's time . koroona time , jaa . Millal see pull meil siis pihta hakkas , vist oli märtsikuu ? märtsikuus hakkas Eestis pihta . ma mäletan väga hästi , kui oli veel nagu , kui kõik oli või nii-öelda sürreaalne , et see jaanuaris hakkas see pull pihta , veebruaris hakkas see tõusma , ma mäletan , ma jälgisin päevaliselt ikka neid koroonajuhtumeid , et kui suurelt nagu palju päevas on tulnud ja nii edasi , et ma ei , see oli väga veider , huvitav aeg , kuna nii-öelda ma ei taha mingit Gen Z siin mingit hakata suruma , aga mis on meie elus toimunud , nagu eluajal veel toimunud , mis on selline kaos tekitav ja ma ei tea , mis mul välja lõi , aga too hetk lihtsalt ma olin nii kuidagi ekstaasis , nii adrenaliini täis kuidagi , kui see hakkas toimuma ja mulle kuidagi meeldis see kaos , nagu järsku on nagu midagi toimunud . Vabandust kõigile , et nagu kes on nagu mõjutanud , ega mina ei ole ka nagu puutumata jäänud , aga lihtsalt too hetk see oli nii surreaalne ja ma ei tea , erinev , mis tavalisest elust no nii-öelda . see oli täpselt niimoodi , nagu oleks mingis filmis olnud või vaata , ja me oleme sinuga siin eelnevalt ka arutanud , noh , niisama , kui me oleme kokku saanud seda , et näiteks , et no või noh , tähendab , mina olen ka mõelnud , et kas näiteks minu eluajal toimub sellist sõda , mis oli näiteks , ma ei tea , teine maailmasõda või niimoodi , et nagu mingi rünnatakse , tullakse , on ja ma mäletan , kui me olime isegi väiksemad ja me mingi mängisime , et mingi venelased tulevad , onju . jaa , aga tegelikult seda saabki ju sõjaolukorraga täiesti võrrelda , sest kõik piirid Euroopas , tegelikult üle maailma , kõik piirid olid kinni , igasugused import-eksport kaubad , kõik oli nagu ei no see import-eksport ikka töötas , aga lihtsalt no kõik oli väga raskendatud . ja neil oligi ainukene see läbipääs piiridel . Ei no- aga see ei peatanud koroona tulekut . seda küll jah . ei no kui see pull algas , siis ma mäletan , ma olin ühel kontserdil ja siis scrollisin seal peale kontserdi ajalehti ja vaatasin seal , et juba Tartu linn taheti lukku panna ja asi nagu läks päris hulluks ja siis oligi , et noh , ma ise ka sain aru , et asi on hull , pigem olin nagu selle poolt , et see eriolukord ikkagi välja kuulutatakse ja noh , ja põhimõtteliselt noh , mina olin väga eeskujulik Eesti Vabariigi kodanik , et mina olin tõesti kodus , käisin ainult poes . Kui aus olla , siis käsi hakkasin palju rohkem pesema nagu. . ja et võib-olla pesoma ka . ja mida inimkond sellest kõige rohkem võitis , vist ma lugesin hiljuti ajalehest ka , et oligi , et inimesed loodetavasti hakkasid nagu enda käsi rohkem pesema , desinfitseerima , et kui sa ikka vetsus käid ja vahepeal mõtled , et kuule ma ei viitsi ikka nüüd mingi käsi pesta , ma ei tea , oled kaubanduses või miks iganes , aga jah , vähemalt me võitsime sellest selle , et kõik pesevad käsi nüüd , nii et selle peale võib väikese aplausi teha . Vot , aga kuidas sinul oli , et koroona tuli peale , eriolukord tuli peale ? no ma alustan nullist , mul on selline lugu , et ma läksin ülikooli eelmine aasta , mis meil seal saates ka rääkisime ennem kui koroona tuli ja siis järgnev semester ma otsustasin , et ma võtan akadeemilise ja mõtlen üle nagu enda otsused , sest et mulle ei meeldinud see eriala ja see oli kuidagi väga impulsiivne otsus mul seal suvel augustis . ja siis ma läksin tööle , see oli veebruari alguses , et jaanuarikuu ma lihtsalt põhimõtteliselt chillisin , olin ühikas , ei teinud mitte midagi ja siis veebruaris läksin tööle , siis hakkas see nagu teema arenema ikka väga edasi . esimene juhtum vist oli peale vabariigi aastapäeva , ma midagi mäletan . Midagi sükist, äkki jah. 25-26 veebruar või midagi selles vahemikus . siis ma töötasin , töötasin seal ja tuli märtsi algusest peale ja siis hakkas see pull nagu tõusma , et meil juba töökohas olid mingid desovahendid , värgid-särgid nagu peale pandud ja tuli eriolukord . ma ei osanud nagu midagi oodata selles mõttes , et ma ei käinud väga väljas ka , ma tööpäevad olid pikad , peale seda olin siis kodus ja chillisin , onju . ja siis tuli peale seda
mul tööl nagu läks suht raskeks, sellepärast et nagu kärbiti tööaegu inimestel, ma pidin olema üksi tööl, mis oli suht selline nii-öelda, kuidas eesti keeles, väljakutse jah. Ja ei no ma sain hakkama õnneks ja siis see pull lõppes sellega, et ma olin, või noh, mind teatati märtsi lõpus, et nagu kuna mul oli proovi, noh, katseaeg, et ma ei saa tööd jätkata seal, sellepärast, et neil ei ole ressursse. Ja põhimõtteliselt siis aprilli alguses oli mul 7. aprill või 8. oli mul viimane tööpäev. Ja peale seda paar päeva hiljem ma kolisin tagasi vanemate juurde, sest mul ei olnud Tartus nagu mitte midagi paremat teha. Niikuinii koroona ja pidusi väga ei olnud ja kui oli, siis noh, nagu seal vaata Tartu Ülikooli seal üliõpilas, see, mis ongi noh, ühikas on ju, seal peeti mingi pidu ja mingid vennad said koroona, et mingi päris mitu case oli seal. Et ma ei hakanud seal riskima ka, et ma mäletan, mul on üks siuke päris hea mälestus nagu, et sõitsin bussiga, on ju, selle ühistranspordiga ja siis kuidagi koroona hakkas vaata toimima ja siis ma mäletan, kuidas seal nagu, kui ma katsusin mingi asju, mul tekkis siuke rõve tunne sees, et nagu mine tea, mis seal võib olla, on ju. Ja siis peale seda jah, tulingi koju ja põhimõtteliselt mul ei olnudki midagi, ma asjalt mida sa teed, on ju, tööd sa ei saa, on ju, siis sa passid, ma põhimõtteliselt mängisingi mingi 3 kuud, kuni tuliks see, et kaitseväkke ja värki ja siis ma olin valmis minema ja see jutt jääb teiseks ajaks. Praegu me siin Andresega olemegi sellises vaheperioodis nagu mõtlen, mida teha. Mõtlesime, et nagu teeme siis podcasti. Jaa, aga minu pool oligi, et ma elasin ka Viljandis, käisin ülikoolis, elasin ülikooli elu, aga noh, siin eelmine aasta ma tegin seda seriaali ja värki, see on ka pikem jutt, et küll me sellele ka mingi podcasti leiame. Juttu jätkub. Kus sellest rääkida, aga põhimõtteliselt ka, ma ka kolisin oma kodukohta tagasi täiesti, et oli nagu, noh, ei olnud mõtet lihtsalt seal korterit üleval pidada ja asjadega tegeleda, aga kuna ma olen siis päriselus muusik, siis noh, hästi palju on ka ajakirjandusest läbi käinud, et kõik kontserdid, kõik asjad jäeti ära, muidugi, noh, üks asi on rahaline kahju, aga noh, sellest ei hakka rääkima, et pigem oligi nagu see asi, et lihtsalt sa tulid koju, okei, esimene kuu vist oligi siuke, eks ma mõtlesin ka, et jaa, ma mängin ja kõik on nagu hästi lahe ja sai siukest 16-aastase Andrese elu jälle elada, et mängida ja sõpradega koos olla ja noh, selles mõttes läbi veebi ikkagi. Et muidu ma olin kodus, aga jah, et pigem hakkas see, et käed hakkasid nagu sügelema, et tahaks nagu pilli mängida ja esineda, aga siis me tegime oma bändiga seal veebikontserte ja asju, see oli muidugi hästi menukas, meil oli hästi mõnus, sai koos pilli mängida, aga ikkagi see ei olnud nagu täpselt see, et tahaks ikkagi rahvale esineda ja vahetud emotsioone saada ja kui sa saad ikkagi noh, elavalt publikult aplausi, siis see on hoopis teine asi, kui keegi lihtsalt sulle Facebooki kirjutab, et oh, laheb kutid, davai. Või paneb laigi. Nojah, jaa. Aga jaa, põhimõtteliselt ma olingi kogu aeg kodus ja siis ja ühistranspordis rääkisid täpselt samamoodi, et maikuus ma otsustasin ka, et teen väikese töö otsa ja siis vahepeal pidi bussiga tööle sõitma ja siis oli ka nagu pigem see tunne, et buss oli nagu rahvast täis, see 2+2 kehtis, ma ikkagi üritasin seda natukene, noh, mitte natukene, vaid ma üritasin seda ikkagi hoida, eks ju, et distantsi ja noh, vaatasid, et inimesed seal ja värk ja siis oli ka pigem see, et midagi puudutasid ja värk, et kohal nagu, siuke tunne oli, et ma tahan käsi pesta, ma tahan käsi desoda. Aga noh, lõpuks ma olin nii tark, et ma ostsin siukse väikse desopudeli omale, et siis sai kohe nagu asjad ära tehtud. Noh, sama oli ka poodides ja seal, et ikkagi siuke ma ei saa, kas just nagu hirm, aga pigem nagu ikkagi see ettevaatlikkus tuli mängu, et tahaks ikkagi, noh, tahaks terveks jääda ja tahaks, et su pereliikmed ja kõik sõbrad on terved, et mingit probleeme selle asjaga ei tekiks. Pigem oli nagu selles probleemi asi. Ma mäletan väga hästi oma nagu vanemate pealt, et see paanika ikka vanematel inimestel oli päris suur depressioon. Ma
karditi, kui ma tulin Tartust tagasi ja värki ja pidin kodus karantiinis 2 nädalat olema. No, mis minu jaoks probleemi ei olnud. Aga lõpuks ja see kuidagi väsitas ära see paanika nagu... Just täpselt, vaata, minul tekkis nagu, ma ei tea, kas nagu depressioon on õige sõna, aga oligi selline asi, et... Kevadmasendus ja see... No see on iga kevad, nii kui nii. Kevadmasendus pluss nagu see, et vähem sotsiaalelu järgi nagu ja kõige pullim oligi see, et ma lihtsalt ärkan üles ja ma mõtlen, et mis päev täna on. Nagu siuksed asju ei olnud enam, et on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, sest täielik rutiin oli kadunud. Unerežiim oli pekkis niikuinii selles mõttes, et olid seal 4 üleval, magasid jälle poole päevani. No praegu on tegelikult sama lugu. Vahet ei ole, aga ikkagi nagu täiesti rutiin ja kõik päevad ja kõik asjad läksid täiesti segamini, et nagu see oli kõige hullem. Ja siis, kui tuligi mingi asi, näiteks kui me kas või need veebikontserte tegime, siis nagu oligi, et ma olin nagu nii nagu jess, nagu mul on mingi kindel päevakava, mida ma tegema pean, kõik on nagu kindel, et nagu ma täiega nautisin seda rutiini ja seda. Noh, muidugi, siis ma veel käisin maal tööl, seal isal mingi metsas abis, et need olid nagu täiesti sellised nagu thank God, nagu, et ma saan nagu tegelikult kodust välja, sest kodus hakkas nagu jälle igav, sest nagu mängidki seal, lõpuks ei viitsena mängida, kaua sa seda tuba koristad seal, on ju, tuba on korras, on ju, mida sa nühid seda, mida sa nühid seda iga päev ja seal, kõik kodused toimetused ja kõik asjad said nagu tehtud ja lõpuks oligi, et nagu, mis toimub. Aga sellega sai hakkama, siis lõpuks, ma arvan, et maikuu lõpus ja niimoodi hakkas juba elu nagu vaikselt laabuma ja tegelikult oli nagu kõik oli lõpuks hästi, ma arvan. Aga see, kas sa tead ka, et kardetakse, et tuleb teine laine või? No seda ma olen kuulnud täiesti ja ma ei saa ise veel, võib-olla ma isegi, ma ei tea, kas just arvan, et kardan, aga ma pigem isiklikult arvan, et see täiesti võib tulla, et pigem on need asjad on sellised, et suve veel ei tea, siin tulevad veel osad suurüritused asjad. Et no see on minu isiklik arvamus selles mõttes, et muidugi loodame, et ei tule, et kõik ikkagi vaibub ja kõik on nagu hästi. No hetkel on okei, Ameerikas on isegi hakatud neid piiranguid leebemaks tegema, New York peaks varsti lockdownis ka saama lahti kõik need värgid, et see on ainukene murekoht on see, et praegu on nagu aktiivseid case'e veel ikkagi ja kui sealt hakkab nagu kõik laabub ära ja võetakse ära ja siis järsku keegi nagu mingi üks vaata liin on kusagilt läinud läbi on ju, keegi köhib kellegi peale ja ongi uus kolle sul, ma ei tea kus on ju, et see arvatavasti enam Hiinas ei ole, nad on tegelikult ikka päris rangelt hoidnud neid piiranguid peal ja isegi vaadates kaarti, neil ei ole seal nii palju case'e kui ülemaailmselt on. See on nagu... No see on hea, et asi saadi ikkagi kontrollida selles mõttes. Ma vaatan siin praegu, et Hiinas on nagu kindlaks tehtud 85 314 juhtumit siis koroonaga. Võrrelda nüüd see aeg, et mis see Hiinas oli, on ju, mis alguses nagu salatsiti ka, et kui palju neil on ju. Et kui võtta näiteks 1 kuu, see ongi see, 2 kuud jaanuar-veebruar on ju, mis seal Hiinas toimus. Ja nüüd võtta viimased 2 kuud USAs, siis on tohutu vahe, mis on mingi 2 miljonit umbes on USAs selle 2 kuuga saanud koroona. Jaa, aga ma arvan, et me võiksimegi siis selle jutu tegelikult niimoodi kokku võtta, et loodame, et seda teist lainet ei tule, kallid inimesed, kõik, kes meie podcasti kuulavad, siis kutsume teid üles ikkagi käsi pesema, käsi desinfitseerima, ärge köhige teiste peale, kui te olete haiged, siis püsige kodus ja ma ei tea, mis me veel siin soovitame. Ja jooge vett ikka. Jah, jooge vett ja ärge reisige sinna riikidesse, kus need kolded nagu sellised suuremad on. Aga Mihkel, mis sa arvad? Kuulaks äkki nüüd ühe vahepala veel näiteks? No teeme niimoodi. Oleme varsti tagasi. Kui lähen maailma rändama, siis sulle seda ei ütle ma, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Leidub teid ja leidub maid ja leidub sinust paremaid ning polegi sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen.
hoian kõik endale, hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Yeah. Teel tuleb vastu peiareid, vaid mööda minnes mina seiran neid, kuid pole sul tarvis teada, mida ma teen. Roosinupp ja veiniklaas meil peibutuseks kõigil käes, ning pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Tükke teen ma teel, sest püsimatu on mu meel, kuid pole sul tarvis teada, mida ma teen. Austajaid jääb pirnana minu käidud teele lamama, ning pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Tulen ükskord tagasi, sind üles mina otsin jällegi, kuid pole sul tarvis teada, mida ma teen. Õnnelikuks siis mina saan, kui minult midagi küsi sa, sest polegi sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. No nii, Kukerpillik kuulatud, Mihkel jõudis vahepeal ka väikese uinaku teha, nii et kui te küsite, miks ta hääl süke hästi madal ja hästi süke unine on, siis Mihkel tegi selle 3 minuti jooksul väikese lõunauinaku, nii et ärge pahandage. Ja ärge pahaks pange. Vot, aga teine teema, millest me täna rääkima hakkame, ongi täpsemalt tegelikult meist, et millega meie siis hetkel tegeleme ja mis meil teoksil on. Ja mis me ka tulevikus teeme. Jah, Mihkel, tahad otsa lahti teha? No, alustame siis. Eks ega mul ei olegi hetkel praegu midagi muud, kui mis me siin Andreska koos oleme teinud Discordi ja Minecrafti serverit. Et me oleme arendanud Minecrafti serverit, üritanud saada liikmeid rohkem, ehitada nii-öelda kommuuni läbi Discordi siis. Ja väga suur rõõm on tõdeda, et meil just täitus Discordis ka 400 liiget, nii et kõik meie Discordi kommuuni liikmed, kes seda podcasti hetkel kuulavad, siis väga tore, et olete tulnud, loodame, et ka jääte. Ja kõik, kes seda podcasti kuulavad ja veel liitunud ei ole, siis lingid on siin video all olemas ja kindlasti paneme need oma Facebooki ülesse. Nii et liituge meie kommuuniga, saame koos juttu ajada, mängida, mis me veel teha saame. Uusi sõpru leida. Jah, uusi sõpru ja uusi jutte rääkida ja kõike. Ja samuti ka saate seal anda tagasisidet meie podcasti kohta, mis meeldis, mis ei meeldinud, mida võiks paremini teha, millest võiks rääkida veel. Saate erinevaid teemasid välja pakkuda, et kõik on selles mõttes seal olemas ja seda te võite ka teha. Ja eks see loominguline blokk on meil kindlasti Andresega olemas. Ja seal on eraldi contenti kanal ka täiesti. Teemad ei tule nii lihtsalt, ei oska mõelda hästi, aga me anname kindlasti enda parima ja üritame enda jutud huvitavaks teha. Absoluutselt. Ja, vot, aga millega me veel siis tegeleme? Tegelikult praegu on suvi, eks me suvega naudime, ma arvan. Ei, kindlasti. Ujuma veel ei ole sattunud, ma muidu juuni alguses käisin. Aga siis jäi vahele, kuna ilmad läksid halvaks. Ja ma olen ka ainult üks kord arbad ette pistnud, aga rohkem pole midagi teinud. Vot. Aga räägi mulle, Andres, mis sa siis plaanid teha sügise poole? Et meil läks nii, nagu läks hetkel. Ja, täpselt rääksime, eks me
pikemalt räägime võib-olla sellest järgmistes podcastides, mis juhtus ja miks juhtus, aga ma arvan, et tegelikult sügis, ega palju polegi veel jäänud, aga mina arvan, et mina läheksin sügisel kooli hea meelega tagasi tegelikult, et võiks ju selle koolitee ikkagi ette võtta, et sa rääkisid, et sa tahtsid ju eriala vahetada, kuidas see lugu oligi? Jaa, sellega oli ka see lugu, aga ma hetkel isegi ei tea seda, et ma arvan, et ma jätkan ikkagi sellel erialal, mis on pärimusmuusika, vot. Okay. Aga nüüd ma saan sinu kohta täpselt sama küsida, et mis siis sind sügisel ees ootab, Mihkel? Kuule, ausalt öeldes haridusteekond mind ei oota, ma arvan, et ma ei ole 100% kindel, mul on veel aega muidugi mõelda umbes 2 nädalat, et mida ma teen. Et võimalus on mul minna Tartu Kutsehariduskeskusesse midagi nii-öelda õppima 9 aastaks. Aga ma ei ole kindel, kas ma tahan seda teha, et hetkel ma vaatan, äkki ma saan kusagile läbi netitööle, et see oleks huvitav, et ma ei peaks kusagile kohale minema, saan kodus teha ja põhimõtteliselt samal ajal elada vanemate juures ja koguda nii palju raha kui võimalik, et see saab siis minu veel rohkem nagu tulevikuplaani nii-öelda jõustada või midagi sellist. Jõusse viia. Jah, et mul on plaan minna Ameerikasse muusikaprodutseerimist õppima, et mida me kindlasti, millest me kindlasti räägime ka tuleviku podcastis vähe täpsemalt. Jaa, siin võib juba tegelikult väikse vihje järgmise podcastile ette anda, et järgmises podcastis me tegelikult käsitleme sellist reisimise teemat, aga... Reisimist ja unistusi. Jaa, aga mis täpsemalt, eks te kuulete juba meie 3. podcastis, aga ma arvan, et võiks selle jutu siis vaikselt hakata kokku tõmbama, et kallid inimesed, kes te meie podcasti kuulasite, suured tänud teile, mina olin Andrus Eelmaa. Ja mina olen endiselt Mihkel Märtsel. Jah, Andrus Eelmaa ikka olen ja ei hakka siin, miks see mineviku vorm praegu veidi tuli. Ei ole hullu. Aga jaa, kallid inimesed, liituge meie Discordiga, liituge meie Minecrafti serveriga, pange like, jagage oma sõpradele, sugulastele, vaenlastele, õdedele, vendadele, koortele, kassidele, delfiinidele, kõikidele, kes teil seal olemas on, jagage meie podcasti, pange sõna levitama ja vot. Ja jääge ootama meie järgmisi podcast'e. Absoluutselt. Tulevad väga huvitavad. Jaa, aitüma teile. Ja tänast saadet jääb lõpetama üks väga menukas lugu. Ma kõnnin hallil lõpmata teel, kesknurmi täis valmivat vilja. Ma kõnnin ja kõnnin otsata teel, ju lapsena teesid armastas meel. Need laulavad õhtul hilja, need teed, kuis on nad nii kõvad kui keed. Need otsata kutsuvad jooned. Ma kõnnin ja kõnnin, teed kõvad kui keed. Nii pikad ja tolmused kui